Tere! Minu nimi on siis Eerik Jõgi ja ma räägin teile siis täna oma tegelikult doktoritöö teemast, mis on siis seotud nii-öelda bakterite, biosensorite siis arendamise ja testimisega. Ja töö on tehtud siis või teen seda parajasti siis Tartu Ülikooli siis Keemia Instituudis. Et ma loodan, et ma teid keemiaga täna väga ära ei ehmata. Et seal on suur ports ka mikrobioloogiat ja siis molekulaarbioloogiat. Ja loomulikult, kui kommenteerida seda küsimust, et selle Escherichia kooliga on seotud nii palju Nobelit, siis vastus on väga lihtne, sest tegemist on mudelorganismiga. Et kui midagi uurida, siis hakatakse uurima siis selle sama Escherichia kooli peal. Aga miks mina siis teda uurin, siis suplusvee kvaliteedi hindamisest, et milles on siis nagu iva. Et kohalikud tunnevad siin pildi ära, see on siis Tartus Anne kanal, populaarne supluskoht, vesi läheb ilusasti soojaks, aga ma kardan, et enamus inimesi ei tea, et tegelikult on niisugune kinnine supluskoht, et ühendust Emajõega ei ole. Et suve lõpuks läheb elu seal üsna keema ja sinna elu hulka kuulub siis ka see bakter, Escherichia kooli. Ja miks on siis vaja teda määrata sealt suplusveest? Escherichia kooli, et lisaks sellele, et ta on siis mudelorganism, on ta ka indikaatororganism ehk selle bakteri sisalduse järgi saab hinnata, kui solgine see vesi on, eks ju, kas seal on mingit fekaalset reostust või midagi muud, et ta ise tavaliselt ei ole patogeen, aga temaga koos siis kaasnevad igatsugu viirused ja muud patogeenid võivad olla siis tervisele ohtlikud. Ja miks siis biosensor? Siis mõte on selles, et see tavaanalüüs on küll väga hea ja täpne, ma mõtlen mikrobioloogilist analüüsi, aga ta on üsna selline aeganõudev ja vaja spetsiaallaborit. Samamoodi ka siis molekulaarne analüüs on ka üsna komplitseeritud. Et võiks olla selline nii-öelda käepärane vahend, mida saab kas või põhimõtteliselt koha peal kasutada, et teha on-site analüüsi või et ta ütleks kohe ära, et enne kui lähete ujuma, kas vesi on okei või ei ole. Ja need biosensorid, eriti just kooli suhtes, on tegelikult, maailmas on kümneid, tegelikult isegi 100 arendatud, aga ühine häda on selles, et need on küll nagu välja mõeldud ja testitud, aga neid ei ole testitud looduslikes tingimustes, et ühe suve ma siis võtsin ka Anne kanalist proove ja testisin siis laboris arendatud biosensorit, et kui palju ta läheb siis kokku või erineb siis teiste metoodikatega, et kuidas me seda indikaatorliiki sealt siis nagu leiame. Põhimõte, nagu ikka keemias, on imelihtne. Esiteks on meil siis vaja, siin on sellised agaroskerakesed või sellised väikesed kerakesed, kus on siis inimese antikehafragmendid ja mis on nende funktsioon? Need antikehafragmendid sellest veeproovist püüavad välja kõik bakterid, eks ju, nii Escherichia kooli, kõik koolivormsed, muud liigid, mis iganes seal on. Ja selle mõte on see, et me kontsentreerime siis seda proovi, et suurendame selle sensori siis tundlikkust, siis seostumata bakterid ja muu sodi peseme sealt maha, on eraldi siis selline süsteem nii-öelda nagu mikrokolonn, peseme maha ja siis lisame sellele bakteri spetsiifilise antikeha, polüklonaalne, seda on oluline meelde jätta, et polüklonaalne antikeha, see tähendab, et ta tunneb ära siis erinevaid valke või epitoope siis sellel bakteri pinnal. Ja kui me siis mõõdame seda signaali, eks ju, selle antikeha küljes on fluoresseeruv märge, mõõdame fluoressentsi, hea tundlik meetod, siis põhimõtteliselt
kui seal proovis on näiteks kas või üks ainus Escherichia coli rakk, siis me ta ka üles leiame. Nii, siin on üks tore joonis, poollogaritmiline siis kalibratsiooni, ei saa öelda, et kõver, et ilusasti on sirge, et siin on siis näha, et mustaga on siis nii-öelda fosfaatpuhvris, et on siis nii-öelda kindel bakteri kontsentratsioon ja siis Y-teljel on siis see fluorescentsignaal või see nii-öelda suhteline signaal. Ja siin on siis need kolmnurgad, siis sinised ja punased, on tegelikult võetud siis looduslik vesi ilma siis bakteriteta, et hinnata siis maatriksi efekti. Ehk teada saada, kas meie sensori, kas see muu sodi, seal näiteks humiinained või mingid keemilised ühendid, seda bakteri tuvastamise signaali ka kuidagi mõjutavad. Siis, et kindel olla, et see sensor ka siis teisi Escherichia coli tüvesid võtab, siis on tegelikult nende päritolu on üsna kummaline, need on pärit tegelikult siis piimaproovidest, sellised patogeensed Escherichia colid. Ja nagu näha, et mõningaid kõikumisi on, aga statistiliselt on kõik täiesti okei, et selle Escherichia coli sellest tüvest või milline variant sellest bakterist on, see tegelikult selle sensori signaali väga oluliselt siis ei mõjuta. Aga selleks, et siis võrrelda sensori tulemusi, tegime ka paralleelselt samadest proovidest ka muude meetoditega analüüsi. Et siin on siis näha see esimene siis selline see nii-öelda boxplot. Siin on siis külvi andmed, et tavaline klassikaline mikrobioloogiline külv on kõige madalam, siis on kvantitatiivne PCR ehk molekulaarne meetod, on kohe siis suurusjärk kõrgem, mis on ka väga loogiline, sest kui me külvame bakterid välja, me saame ainult elusad ja kultiveeritavad rakud. Kui me läheme nii-öelda molekulaarse meetodi peale, siis me tegelikult paljundame seda bakterite DNA-d, mis seal on, et see on ka surnud rakud ja muud asjad tulevad kaasa. Ja kui me läheme biosensoriga, siis me saame veel kõrgema tulemuse. Ja see oligi siis meie uurimustöös selline oluline nagu pöördepunkt, et me ootasime, et see signaal on tegelikult sama, mis kvantitatiivsel PCR-il. Et mis siis on rohkem? Ja paralleelselt igas proovis me mõõtsime ka kolivormseid. Esialgu lihtsalt niisama, pärast selgus, et tegelikult neid andmeid läks ikkagi vaja. Et siis testisime, et miks see signaal on siis suurem, et neid samu Escherichia coli rakke purustasime ultraheliga, detergendiga, STS-iga, naatriumtodetsüülsulfaat, kui keegi soovib teada, eks ju, detergendiga lahustasime. Ja siin on näha, et tegelikult see ei mõjuta signaali sugugi, kas ta on siis purustatud ultraheliga, leotatud detergendis või on siis mis iganes temaga tehtud. Biosensori signaal on sama, mis tervetel rakkudel. See tähendab, et tegelikult veeproovidest me võime võtta ka neid rakufragmente, saame kinni püüda, eks ju, et mingid membraanitükid või mis iganes seal võib olla. Aga siis, kui me lisasime sellele detergendile ensüümi, mis siis rakukeste sedasi lõhub, siis tegelikult see sensori signaal siis kaob. Et see on siis nii-öelda kaudne tõestus, et tegelikult sensor võtab siis kõik Escherichia coli rakud, elusad surnud tükid, mis iganes. Aga siis selgus, et tegelikult ka need kolivormsed omavad siis teatud sellist mõju sellele sensorile. Et seda ei ole kunagi varem testitud, sest polükloonsed antikehasid, need on laialdaselt kasutusel, sest nad on odavamad, eks ju, ja tegelikult annavad tugevama signaali, aga nagu siin siis ka näha, siis suurem osa testitud 12 tüvest andis samuti
mingisuguse sellise taustasignaali. Et see kontsentratsioon on siin küll suhteliselt kõrge, ütleme, et 1 miljon rakku milliliitris, aga ega looduslikus keskkonnas siis kolivormsete see arvukus on ka väga suur, sest Escherichia coli indikaatorliigina ei ela seal looduslikes vetes väga kaua ja sureb ära, et sellepärast ongi indikaator. Aga temale siis nii-öelda need lähedased kolivormsed, nende jaoks see vesi, antud juhul siis annekanal on selline rõõmus ja tore kodupaik, eks ju, kus on hea elada. Ehk tegelikult siis mingi osa sellest signaalist me saame ka nendest kolivormsetest. Et mis siis selles nagu head on? Et see sensori analüüsi aeg, kui me võrdleme, siis ütleme nüüd mikrobioloogilise külviga. Mikrobioloogiline külv on ju vähemalt siis ööpäev, pluss veel kinnitavad analüüsid. Siis kui me võrdleme siis molekulaarbioloogiliste proovidega, siis seal on see analüüsi aeg on, tavaliselt antakse nii-öelda selle molekulaarse analüüsi aeg, aga sinna lisandub ka proovi ettevalmistus, nukleiinhapete eraldamine. Tegelikult läheb samamoodi see päev ära. Siis biosensoriga see üks analüüs on, ütleme, et 20 minutit. Seal on küll teatud muidugi piirangud, et see maht, antud juhul, mis me siis kasutame, on suhteliselt väike, on 150 mikroliitrit, aga seda võib korrata, seda võib automatiseerida üsna hõlpsasti. Tegelikult laboris on ka prototüübid arendamisel, et mitte küll nagu veeproovide jaoks, vaid piimaanalüüsiks. Ja uus selline või huvitav, mida me leidsime, oligi siis see, et see sensor võtab tegelikult, tema jaoks ei ole vahet, eks ju, kas see rakk on siis elus või surnud, et ta võtab kõik rakud korjab ära, sest mikrobioloogilisel külvil ongi siis see häda, et on elusad rakud, aga on mingi hulk mittekultiveeritavaid rakke, kes on elusad, aga välja ei kasva, aga võivad siis tekitada muidugi hiljem patsiendile probleeme. Siis biosensoril ei ole mingit vahet, et tema võtab siis kõik ära, aga nüüd me oleme siis sattunud selle uurimisega sellisele nii-öelda uuele alale, et tegelikult ma uurisin, et kui palju siis ütleme, et on uuritud, et mingid valgufragmente või membraanitükke näiteks keskkonnast on uuritud ja võis leida siis umbes täpselt 3 artiklit. Üks oli siis Barentsi merest või 2 olid Barentsi mere vetikatest ja üks oli siis väga ammu Jaapanis tehtud. Päris raske on tegelikult nagu Barentsi mere vetikaid ja siis annekanalit see asi kokku viia. Põhimõtteliselt on muidugi võimalik. Ja seal oli siis ka näidatud, et tegelikult mingite vetikate membraanseoselised valgud võisid olla seal keskkonnas kuni 50 päeva, eks. Et sealt tuleb nagu see müra. Ja kui me ekstrapoleerime seda ka kolivormsete peale, siis tegelikult ka surnud kolivormsed võivad seda signaali üsna oluliselt mõjutada. Iseasi nüüd see, kuidas seda nüüd nagu hästi nagu siis demonstreerida, aga iseenesest ka fakt, et me nagu sinna maali oleme jõudnud, on üsna väärtuslik tegelikult, ma julgen arvata. Et nii, jah. Et mida siis veel? Jah. Aitäh. Et see sõna aitäh oli siis see, mida veel. Te ütlesite, et kõige tähtsam, mida te avastanud olete kogu selles muutuses on just ka aja kokkuhoid. Öelge mulle, kas teadusmaailmas, kuidas teadusmaailmas aega väärtustatakse ja hinnatakse, eriti ka nüüd nende turbulentsete 20. kontekstis? Peame mikrofonile lähemale minema veidi. Seda on nüüd keeruline öelda, sellepärast, et aja väärtustamine.
see konkreetne töö, see sensori arendus ongi ühest küljest on ta mõeldud selle jaoks, et aega kokku hoida, aga seal tekivad siis tegelikult, ma paraku muutun nagu tehniliseks, et tekivad tehnilised proovid või probleemid, et kui teil on väikesed proovihulgad siis, ja mis kiiresti töötavad, siis tuleb teha rohkem analüüse. Et tegelikult, et mis seda asja pidurdab, et seal peab olema selline statistiline jõud taga, et neid analüüse peab olema tehtud hästi palju. Sest antud hetkel selle töö suhtes ongi, et kui mina ütlen, et võtame selle biosensori tulemuse, et jagame selle 40-ga, et siis me saame sama tulemuse, mis külbil on. Aga selleks, et sellel nagu minu väitel oleks ka teaduslik alus, siis neid eksperimente tuleb teha äärmiselt palju. Sest ma võin tuua analoogia, et Ameerikas on ka siis, ütleme, soolastes vetes, merevetes kasutatakse teist indikaatorliiki, on siis enterokokkus, on siis terve perekond. Ja seal puhul ongi, et kui teha nii-öelda see molekulaarne analüüs, siis nii-öelda see kokkulepitud kordaja, mis te saate, see on 200 korda, et siis see saate nii-öelda ühest analüüsist saate tulemuse, jagate 200-ga ja siis seda võite siis nagu esitada kui nagu mikrobioloogilist külvi. See vastus pani mind ainult mõtlema, et öelge, mitmes laboris teie oma professionaalse karjääri ajal töötanud olete? 3 või 4, ma arvan. Sest ma läksin keemiasse ikkagi sellepärast, et ma teadsin, et ma keemiast nagu väga hästi aru ei saa. Täiesti piisav põhjus, et öelda teile suur aitäh tänase ettekande eest ja siin on teile väike meeleolu kingitus. Aitäh!